Jõu, kallis televaataja. On selline märk, et täna on reede, pühapäeval on Kati sünnipäev, aga ma pean talle täna selle kingi kätte andma. Kati sellest kingist muidugi veel ei tea. Et sõidan ta töö juurde ja kutsun autosse ja vaatan, mis Kati kingis on ja miks ma pean selle kingi just täna kätte andma. Oma päevast. Kas võid öelda, ma oleks et ma tein sulle asja, mida sa nagu tahad, et Kati on hirmus lõhku ja igatepidi, et kõik asjad, mis sa talle annad, siis et palun. Aitäh. Nii tore, ma kusjuures eile just mõtlesin, et Pekki, et juba reede on homme, et saan kätte või saan. Nii tore. Ühesõnaga, see on kitt, mille ma Katile kinkisin ma kunagi ammu, mingi 5 aastat tagasi. Ja mille ma vihaoos paluks rebisin. 5 aastat tagasi käisime Dubais ja kinksin talle, aga 5 aastat tagasi. Aga vaata, siis kaklesime ja siis ma lihtsalt rebisin. Ja siis kes mulle see näkku tagasi ja siis pärast jälle tahtis ära leppida, et okei, lepime ära ja siis ja see on samasugune. See on mingi mitmest jupist kokku laotud. Ei ole, see on lihtsalt see, et seda suurust kohandada. Okay. Aga ma lihtsalt panin mingi suvaka keti otsa, et mul see ripats ära igaks. Nojah, eks ma lähen edasi. Sa lähed siis nüüd? Poodi ja siis on vaja tööasju ajada ja hommikul oli kell 7 juba mingisugune klient ja soovis minuga treeni teha, et kui tahate endale sukast head treenerit, siis kes kõike teab maailma asjadest kõige paremini, siis kirjutage mulle. Et okei. Ma siis lähen ka rügama nüüd viimast päeva. Oota, Kati, üks asi oli siiski veel. No. Et Katil on pühapäeval sünnipäev. Aga teatud põhjusel ma pean talle kingituse täna kätte andma. Nii, aitäh, see ongi kingitus. See ongi kingitus. Aitäh. Aga päris kingitus on siin. Et pudel või? Palju õnne. Jah, see pudel, ma kingisin pudeli, et see on kindlasti veel tänava ära juua. Ja kui näete, siis muidugi ma olen selline mõttetu mees, siis kinkepakk tuleb sulle äkki tuttav ette. Ma ei mäleta, kellele ma sellega midagi kinkinud olen, aga... Kinkisid mulle sünnipäevaks sellega. Taaskasutus on võtta maes. Ja kuna mul ei ole neid ideid ja mul on hea alati, et mul sünnipäev on enne Katit, siis Katja on mul alati ideid, et ma tegin tegelikult sama ideena, et siin sees on ümbrikud, mille peal on numbrid ja sa pead need järjekorras siis lahti tegema. Kohe siin või? Oleks tore küll, jah. Okay. Et tee kiiresti. Et siis ma näitan seda, et see on... Ma ei tea, kas sulle kõlbab see? Ei kõlba kama. Et see peaks olema nüüd kuiv šampus, et kui te tahate Katile muljet avaldada või niisama kinkida mingit jooki, siis teate, et Kati on kuiva šampuse fänn. Ja natukene ka kuiva veini. Oota nüüd kaamerasse ka nii. Et siis Wolfberger. See pidi mingi esmaklassiline veel olema. Tegelikult või? François. Okay. Et ma loodan, et sulle maitseb ära seda katki viske, nagu sa alati teed. Nagu ma, jah. Ma püüan. Mis numbrid sa tunned, siis... Numbrid on minu eriala. Räägi siis, oota ma kiire natukene. Räägi siis rahvale ka, mis seal on. See siis on number 1. Meeles pea. Okei, see on siis, mis kaasa tuleb võtta kuhugi.
noh, sellepärast, et kui asju pakitakse või midagi, siis kuhugi minnakse välja, siis on hea, kui meelest on ja kaasas. ühesõnaga igast tambarjad, ID-kaardid, siuksed asjad. Lõppu ma panin veel pluss ujukad, sellepärast vahepeal keerasid ilmad väga soojaks, et igaks juhuks, et sa neid maha jätta. Muidu sa võid pidama haljalt ulu. Ja kui sa vaatad lõpus, siis mis see tähendab? Bon voyage! Mine metsa! Et point on nagu selles, et no räägid ka või ei räägi. Homme või? Ma pidin andma sulle täna, sest homme hommikul kell 5:30 juba lennuk lendab. Ja lennuk lendab kõigepealt Riiga ja siis lendab Pariisi. Täiega lahe, kule. Homme sel ajal oled sa Pariisis. Täiesti tekkis. Aga mul on üks siuke jaudis ka, et seal täna näitas Pariisis 36 kraadi sooja. Päriselt või? Aga homme ülehomme on alla 30, mingi 27. Ja Pekki, ma olen kogu aeg tahtnud Pariisi minna. See on katle või? Ja et te mitte ei peaks telgis magama, siis on kesklinnas siuke armas nagu hotell. Lahe. Ma olen šokis natuke. Mis on neljas asja, eks? Jaa. Ühesõnaga, Prantsusmaal on kesklinnas mingit hotelle pakkuda ja et mingi väike siuke mõtete 4-tärn hotell. Ja kuna sul on sünnipäev 29, siis külastame mida? No, Eiffeli torni. Ma ei saa, ma pean kõigepealt nagu, siin on mingi prantsus keeles kirjas, ma ei räägi prantsus keelt, vaata ma kõigepealt. Siis on homseks ära õppida. Pildi järgi sain aru, et Eiffeli torni saab minna. Issand, kui lahe. Ühesõnaga saab minna Eiffeli torni siis sinna tippu. Ja see on kell 9 õhtul, läheb lift üles. Ühesõnaga, Kati saab pärast süüda. See tundub, et talle nagu mõtted on rohkem töö juures. Ja no, mis sa siit välja loed? Ja siis siis on seal restoranis on midagi või? Õhtusöök või? Ja siis Eiffeli tornis on restoran, kus on mitmekäiguline õhtusöök meile valmis pandud. Ja noh, et see õhtusöök oleks ikka hea, siis ma lasin broneerida akna alla, et ikka vaadalus. Täiega lahe, aga ma nii äge nagu, täiega äge. Et ühesõnaga, nagu ma ütlesin, midagi erilist ei ole, lihtsalt lähme Eiffelisse sööma sünnipäevaks. Lahe, thanks. Ma ei suuda nüüd täna tööle üldse keskenduda enam. Ma tahtsin öelda, mine siis tööle ja ära ma lähen astun ukse sisse, ütlen hey bitches! Ja ära üldse mõtle selle peale, et homme oled juba Pariisis selle. Ühesõnaga süüvi nendesse asjades, ma ise väga ei ole süüvinud, et kui sa kuupäevi vaatad, siis noh, ma ütlen nagu armsale televaatajale ka, et siis tegelikult need on suht vara ostetud sellepärast, et näiteks lennukipiletid, kui sa siin vaatad, on kuupäevad kirjas. Et kesklinna ei saa lihtsalt hotelli, ma ütlesin mitu kuud tagasi. Sellepärast, et näiteks hotell, kuhu ma läksin, siis oli viimane, mis ma sain. Ma tahtsin hotelli, mis oleks siis Eiffeli torni juures. Issand, kui lahe, ma ei suuda uskuda praegu seda. Et mis veel? Ja siis tänud Marianale ja Dianale, kes need mul välja printisid, kuna mul endal printerit ei ole. See oleks mul lasta printi. Ja ma pidin seda 5 kuud hoidma, ütlesin vaikselt saladuses. Issand, kui lahe, mina ei suudaks küll nii kaua, sest oli 5 kuud natuke, ma 6 aega. Selles mõttes ma otsan lennupiletid nagu natuke varem, et siis peaks nagu idee järgi soodsam olema. Ja siis ma hakkasin vaatama, ma ostan siis need restoranipiletid nagu, siis ma saan osta vahetult enne. Ja siis vaatasin suht peale seda, et kurat, et kohad lähevad täis nagu. Näiteks üks päev enne oli see restoran juba välja müüdud. Nii et ma vaatasin, et sinu sünnipäeval veel kohti on. Ma pidin need ära ostma ja siis nii läks. Vedas, lahe. Issa mõtle homme juba Pariisis. Ma kogu aeg taht Pariisi minna. Ma pole tähele ei pannud, et sa tahtnud Pariisi. Ta pole kunagi öelnud. Ei ole jah, mida sa räägid? Et ühesõnaga, lähme Pariisi ja tulge meiega kaasa, vaatame, mis seal on ja kuidas seal on. Jah, aga enne tuleb tööd teha natuke veel.
raha teenida, et Pariisis sobata. Jah. Oleme jõudnud siia lõpuks. Kus me oleme? Pariisis juba või? Jaa. Pariisis? Tegelikult oleme lennujaama jõudnud ja siit ei oskagi midagi rääkida. Lennujaam, Tallinna lennujaam ikka. Juba unni. Jah, ja Kati joob siin Monsterid. Kas on prantsuse jook? Prantsuse jook? Le Monster. Le Monster. Okei. Ühesõnaga, tahtsime Vallile televaatele teada, et oleme jõudnud edukalt Tallinna lennujaama. Kati võeti muidugi turvakontrollist taas maha ja nagu ikka. Jah. Sest et ma võtsin hästi palju relvi kaasa ja... Kati hakkab mõtlema, mis Kati vaatab. Okei. Kati, sa oled Pariisis juba? Ei. Ei ole Pariisis või? Pidi minema Pariisi. Sa Läti tulid siia? Mõtlesin ümber. Mulle meeldib Lätis rohkem. Okei. Tähistab siis sünnipäev. Jah. Siis tähistab võivad magata. Could you please open your table? Join. Mis on Läti juhtus siin? Sünnipäev on tehtud. Jaa. Ja see Mis asi nüüd on? makaroonid. Makarooni. Jaa. Need on hullud teadlased. Aga miks sa vastu ei tahtu võtta seda? Ma eelmisel lennul tahtsin kohvi võtta ja siis tahtsin klasseerida kõige summa ja nüüd kohe šampust võtta, just mõtlesin, et ei, ma seda küll ei taha. Aga on näeb minu kui see sünnipäevaga täpselt siin peal võtta. 29. Nii, Kati, kus sa oled jõudnud? Oled lõpuks jõudnud Prantsusmaale. Kuidas tunne on? Võtsin hommiselt kohe üle. Jah, okei. Mis me nüüd edasi teeme? Mina lähen Letsu. Letsu või? Okay. Tuli Prantsusmaale kusagile käis. Jaa. Mine Vetsu siis. Ma ei tea, kus Lets on. Otse edasi. Ühesõnaga mõtlesime, et peaks kuskile kesklinna sattuma, kuna hotelli jõuame või hotelli on palju aega, enne kui saab sisse regada. Aga kas varem ei saa? Ma ei tea, võib-olla saab, aga ühesõnaga meil on kell on 9 vist alles. Mis nad teevad ikka üle, me ütleme, et me oleme vaesed ratid Eestist ja meil ei ole raha. Ja siis mõtlesime, et äkki leiame kuskilt mingi vahendi, et rongiga sõita kuhugi ja selleks saab piletit ilmselt. Ilmselt küll, jah. Ma ei tea. Ja vaatame, mis teha annab. Aeg on ja selleks me siin oleme, et kuhugi jõuda. Ühesõnaga lähme metrooga või? Ossime metroopilet ja metroopiletid, kus sul on sellised pisikesed, saime aparaadist 10 eurot per face, et siis võid metroos istuda ja sõita siis ilmselt nii kaugel kui tahad, aga me peame mingi metroo või rongi leidma. Kõik liinid pidid Eiffelid on. Jah, kõik liinid pidid Eiffelisse viima. Aga seal on mingi rong. Ma ei tea. Ühesõnaga loodame, et saame kuskile rongi peale, mis viib siis, ma ei tea kuhu. Tallinnasse tagasi. Kati, räägi siis rahvale, kuidas saab lennujaamas sinna Eiffelisse ja kuidas ei saa. Ma ei tea veel, kuidas saab kohale jõudnud, kui ma jõuan. Algul läks ikkagi valesse kohta. Sellepärast, et sulle infost öeldakse, et just ükskõik millise rongi peale nagu. Siis me olekski rõõmsalt sõitnud kuskil. Aga kuidas, me küsisime kohalike käest, Kati küsis, ta valdab keelt paremini, prantsuse keeles rääksite või? Oui. Tuleb istuda D-liini peale, mis jääb vasakult, et täie mõistes. Sõida tuleb kuhu? Notre Dame'is tuleb ümber istuda. Mis näis?
väljas on pimedaks läinud või? nii kaua oled sõitnud juba jah. Väljas on pimedaks läinud. Nii, ja lõpuks jõudsime maa peale. Me ei viitsi metroost rääkida. Tulete siis, avastate ise. Ma arvan. Keeruline. Ta ei oleks keeruline anda, aga üks metrooliin oli maas 10, siis pidi ümber sõitma ja siis ikka istud sa valele poole. Aga noh, näed. Vaatame, mis me läheme, vaatame, kas leiame Eiffeli üles. Jah, üritame. Imelik on see, et mingi, ma ei tea, ma vaatan ringi ja juba palju on mingi väga on igal pool. Midagi taha puutuda nagu siuke must on ja. Aga äkki läheb paremaks. Kõik on kullatud. Emootsi ka, jah. Kati, mis sa leidsid? Mis sa leidsid? Leidsin lõpuks ometi leidsin üles torni. Otse see pikem või suurem on, ei ole? Mõtlesin ka. Aga jändab võib-olla. Äkest tundub suurem, aga vaata televisioon lisabki vaata suurust ja võiksust asjadele. Nojah, homme lähme sinna täitsa tippu, aga... mis, ma ei tea, mis nüüd teeme, hakkab tutvuma Prantsusmaa vaatamisväärsustega. Jaa, siin kõik müüvad igast mingit staffi eesmärgist. Vaata, mis see pargis on, milline see park on. Pärast peab kõvasti külmikumagneteid ostma. Jah. Sest me lõpuks ometi saame neid kasutada. Lõpuks ometi saime ka külmiku omale, vaata siiamaani on müümaanud ära selle, et see oleks. Noh, Kati, kuidas siis sulle Pariis meeldib? No vaadake ainult seda, tegelikult oleks jõle ilus park, aga lihtsalt tundub, et siin ei ole keegi 5 aastat vähemalt koristanud mitte midagi. Lihtsalt siin on mingid eelmise sügise lähed vist maas. Mis sellest tornist arvad? Arvad, alt üles on parem vaade või üle alt alla? Ma arvan küll jah, et kas üldse tasub sinna üles minna. Aga ei, suur on ta küll jah, kui niimoodi lähemale tulla, et ja siit hull sigri-migri konstruktsioon on sellist lahe. Seal üleval võib jah tõsta, aga... Kus seal see restoran huvitav on? Ongi mingi istud selle raudtalade peal ja tuuakse pattaldrikuga söök ette. Aga jah, inimesi on küll siin ikka nii palju ja kogu aeg kõik mingi sakutavad sind larukast, et osta midagi või kirjuta kuhugi alla või... Jube. Et ma lootsin ka samamoodi nagu sina, et tuled siia, siis on kullast majad ja teemantitest alleed jooksevad. Seda võib üle öelda jah, et Tallinn on ikka kordades puhtam kui Pariis. Jaa, aga muide, mis puu see seal on, vaata. Sidrun või? On sidrun. Ja kuna kõht ikka kimbutab ka, siis mõtlesime Katiga, et Kati tuleb, teeb mulle välja vist või? Mis siin mingis suvalises restoranis või siukses hinnad on, nii kui ma arvan, et enam-vähem kõigil on samasugused. Ma võin sulle välja teha selle röstitud suvikõrvid. Röstitud suvikõrvid, 12 eurot. Kui võtame siit mingi... Ära liha juurde. Liha. Võtame liha, siis lihad on alates 21 eurot, 26 eurot. Ma kujutan ette, ega nad väga suured tükid ka ei ole. No ilmselt mitte. Ei, nad ei söö liha, nad joovad ainult Fantat. Okei, lähen vaatame, kus meil see hotell on siis. Jah, igalt poolt, see Pariis on huvitav koht, igalt poolt, kus sa vaatad, siis igal pool on see Eiffeli torn, vaata. No Kati, tutvusta nüüd meile vaatamisväärsusi siin. Mida me vaatame? Jõge. Jõge. Tee pilti nüüd isale jõest, isa tahtsid, et sa pilte teeksid. Näe, Forest Camp. Forest Camp, run, Forest, run. Näe, seal taga on mingi vaateratas. Jaa, seal vaateratta peal mu töökaaslane tegi oma naisele abielutama. Issand, kui mage! Kätte, mis ostab pornoajakirja või? Sina kohe esimese asja üles need appi, kui palju kohasid.
Lõpuks ometi, ma ei tea, me oleme mingi 100 kilomeetrit siin kõndinud ja lihtsalt mitte ühtegi poodi ei ole. Täpselt nagu siis, kui me seal Saksamaal olime. Lihtsalt, ma ei tea, kuidas need inimesed elavad siin. Aga noh, vaata, me Eestist tuleme siuksed hellikud, kus iga nurga peal on suur Selver või... Okei, osta need pornoaegi ja lähme edasi vaatama. Ma ei saa ju. See ei ole läbi. Näitavad kõigile oma koodi. Kõht järjest tühjemaks läheb ja järjest rohkem edasi lähme. Aga hinnad lähevad järjest kallimaks. Ja nagu näha, siis süüakse siin väga imelik asja. Näiteks rotid brokoliga 14 euri. Tundub huvitav. Ja küll, lähme vaata mingit shitfoodi. Shitfood on alati odavam. Me oleme ikkagi sportlased, me sööme ainult shitfoodi. Hashtag sitasöödikad. Ja muuseas, Mission Impossible on filmitud siis Pariisis, siin on iga nurga peal see filmireklaam ja Eiffeli torn. See hakkab varsti jooksma kinost, nii et võime minema. Ja Ferrari'si liigub siin ikka väga palju. Ei ole, siin on kõik on erinevad. Need olid samad inimesed seal. Katil on kõik punased autod, on tema jaoks on samad ja Ferraride. Siis ma peaks sinu auto järgi ise ka Ferrariga sõitma. No sõidadki enda arvast. Ja küll näite Kati piitsapsit näitan siin inimestele. Näitab kassi ja piitsapsit. Kus on pähkelik. Oh shit! Oleme tulnud siia Prantsusmaale, kus väljaskäimine on väga kallis. Mõtlesime, tuleme odavasse kohta, kus on mingisugused võikud, et saada vähemalt palju kaloreid. Aga samas, kui võtad 2 võikut ja mingi muffini, siis see tuleb üks tegelikult ühe restorani peaaegu lihavõra hind ka. See on mingisugune natural food, siin on hästi palju mingeid igast salateid ja võikusid ja siuksed nagu mingid siuksed avokaadode ja sellist, ühesõnaga mingi hästi siuke tervislik stuff. Ma leidsin ka mingi Aasia salati, mis tundus huvitav. Siin tundub olevat mingeid asju, mida me ei ole söönud varem. Ühesõnaga tulime siia tänava restorani, ehk siis homme saab võrreda, et kumb siis parem on, kas siin tänava restoran või Eiffelis. Ma arvan, et siin on parem. Ja oleme rännanud siia, mis asi see on, Kati? Trüffikaar. Mis see, Kati, mis asi see trüffikaar on? Mis asi see on nüüd, seega mina ei tea? Mis see hoone mõte, eksistents on? Väga vajalik kaar. Ja ma küsin teie käest, me küsi, miks ei ole Eestis trüffikaar? Linnavalitsus võiks teha, aine? See tundub nagu natuke suurem elamus isegi kui see Eiffeli torn. See on nagu tähesti siuke suur ja massiivne ja hästi ilus. Oleme siin trüffikaare alamil. Näed, oleme katsunud. Katsus aga Kati on ka katsunud. Oleme tegijad. Mis arvad sellest siis? Ei, minu meelest on ta küll väga ilus. Ja ilusam kui Eiffeli torn. Ja okei, nad on 2 nii erinevat asja, aga ei, ilus on küll, jah. Kuhu edasi? Mida on nagu Pariis nähtud? Endiselt me ei ole ühtegi poodi leidnud, mis on väga kummaline. Mingi annad vist ei söö siin üldse, küpsetavad ise saia, aga ma ei tea, äkki vanalinnast väljas on mõni. Me oleme põhimõtteliselt mingi terve vanalinna läbi käinud, mitte ühtegi poodi. Kati tuli autopoodi, ütles meile, et mis autot tema tahab endale. Ja ma leidsin omale õige auto Tallinna tänavatele. Järgmises sünnipäevaks või? No jõulud on varem, et vaata, mis auto see on. Ei. Come on. Siuke auto. Ja kui tahate Pariisi tulla pitsat sööma, siis meie kui fitness perekond ja teie, kes te fitnessid vaatate, siis et mis hinnaga saaks pitsa. Ja pitsa hinnad on siin alates 15 eurot ja 21-50 eurot. Burger.
on 14,50. Siis on, Spaghetti bolognese 15 €. nii et mis teil seal Eestis viga on, seal on kõik nii mõnusalt odav. Mõtlesime, et tuleme, võtame siit Krepes mingid pannkoogid. Võtame pannkoogi, võtan banaani ja nutellaga ja siis Fanta ja Kati võtab endale kohvi. Et üks pannkook seal erinevate asjadega maksab 5 €. Saime need krepid kätte, sain mingi banaani ja millega? Nutellaga. See on nagu päris pannkoogiga, tegelikult on siuke Üliõhuke, krepp ongi hästi õhuke pannkook. pigem ta meenutab siis vahvlit maitse. Võta amps. Püüa enda käes, ma ei saa. Vaatame, kus Kati ampsu võtab. Aine on pigem nagu siuke pannkook vahvel, paberit ära söö Kati. Nii et mis hinnangu sa annad, kas kõik fitnessid, kes fitnessiga tegelevad, peaksid seda sööma? Jaa. Muidugi. Ei, no ma olen varem söönud seda. Ma ei ole. Ei ole või? Kindel. No ma isegi ei teadnud, et see mingi, ma arvasin, mingi pannkook on. Võt. Aga me avastame siin, et siin on politseid üle terve park täis. Ma ei tea, mis nad teevad siin. Äkki see on mingi eriti tähtis isik kuskil. Mõtled mind või? Jaa. Ja, Olidki need ratturid, kes seal enne pitsat sai. ja meile silma all kulmineerub lahti Tour de France. On nii, Kati või? Võib-olla küll, jah. Noh, päris Tour de France ei ole, aga noh, peaaegu. Mingid mehed ratastega, kes enne sõid pitsat seal söögi. Ja siis siin iga nurga peal on siuksed Tour de France'i telgid, kus te saate osta igasugused pudelid ja nänni ja Mingis mõttetut nänni minu meelest, mida rahvas lihtsalt täiega ostab. Et kõik, mis on seotud nagu Prantsusmaaga, siis kõike seda tränni müüakse sul lademetes iga nurga peal. Meenutab natuke Türgit või kuradi soojamaa on, kus pakutakse ikka täiega kõike. Rahvas ostab siit nii seda Tour de France'i nänni. Siis mingid järjekorrad on ka, et ma ei tea, minu meelest jumala igavad asjad, et ma küll sellist asja ei ostaks sellest. Aga tuleb välja, et siin on mis täitsa pohv. Ise tahtis kohe Eiffeli torni vastu endale. Jaa, tahtsin, aga ma ostangi selle endale. Ainult, et natuke väiksem. Me oleme jõudnud järgmise vaatamisväärsuse juurde, Kati, räägi, mis asi see on? Ma ei tea. Kati on siukene turisti, sul sobib see amet, sa võiksid hakata selleks giidiks või millekski? Hea meelega võtta ja lihtne oleks iga asja kasvõt, ma ei tea. Et see on mingi, ma ei tea, selles suhtes, et mingi kirik peaks kuskil siin olema selle nimega. Mis selle nimi on? See ei näe välja nagu kirik, mingi Madeleine. Aga see ei näe välja nagu kirik. Lõpuks jõudsime poodi. Kati otsis kogu aeg mööda Pariisi söögipoode taga. Lõpuks GPS järgi leidsime. Ühe poe mingi, ma ei tea, kui suure ala peal on, ma olen mingi 1 miljon aastat tahtnud. Väike siuke tavaline toidupood. See oli suht selle Concorde, ei, mille juures. Selle Madeleini. Jah. Noh, veinid, ostame veini. 3 eurot, 5 eurot, 6 eurot. Tule neid võiks külastada. 5, 7. Sellepärast, et vaata ei tea, millal jälle mõne toidupoe leiab, et tundub, et neid siin lihtsalt ei ole, et see on vist ainus. Ja taas üks suur plats, ma saan aru, mis on vist mingi väga vaatamisväärne. Politseid sätivad siin asju, kas tõesti on nii, et siis see Tour de France hakkab ja siis neid rattureid ja telke on nii palju, aga see on mingi Concorde mingisugune, ma ei tea, mis asi, igatahes vaatamisväärsus, guugeldage.
ja siis muidugi Prantsusmaale tulete, siis siin on siuksed hästi ilusad naised nagu poekottidega. Kati, mis sul siin poekotis on? Mul on siin tšinki ja juustu ja kreppe ja Proseccot ja ma ei tea midagi. Veini, õlut ja ja õige fitness. Pastad. Ja. Kas meil on ikka õige fitness perekond, on ju? Tuleb ikka teha nagu. Ühesõnaga, tulete Prantsusmaale, siis kindlasti tulge siia. Tegelikult siin, vaata enne rääkisime, et jube kole tundub, aga tegelikult siin pool on kõik on nagu jummala ilus, et hästi puhas ja siis see vaade muidugi nagu igalt poolt mingi mega ilusad majad ja mingid galeriid ja kirikud ja seal mingid tornid paistavad ja noh, muidugi Eiffeli torn siit tagant. See on see Champs-Élysées, see mingi türakas. See on nagu Vabaduse platsil meil see. Vaata, kuna ma sain nii hilja alles teada sellest reisist, siis mul ei olnud kahjuks tõesti aega keset oma viimast tihedat tööpäeva teha nagu mingit sellist plaani paika panna. Eiffeli torn jääb sinna taha. Ükskõik, kus te Prantsusmaal olete, siis Eiffeli torni näete alati. Ei näe, ma sõitsime siia, siis ma jumala tükk aega mõtlesin, et Eiffeli torn on esiteks umbes 3 korda suurem, ja teiseks ma mõtlesin, et see peavad paistma igalt poolt, aga see ei paista ju. Vot. Ja küll, Kati, lähme nüüd hotelli, sellepärast, et tahaks pikali visata. Mine, Kati, ma ei viitsi tassida neid kotte, sellepärast mul on väga hea naine, et ta tassib kõik ise ära. Ja, mul juba joogi jänu ka. Mine nüüd hotelli poole minema. Ja lõpuks jõuame hotelli või? Hotelli nimi on Le Derby Alma. Ja siin on see koht, kus tuleb öelda, kas Alma piima juba ossid. Kati ostis Alma piima. Tundub, et hotelli restaureeritakse, värskendatakse, aga noh, mis seal ikka, vaatame, mis seal sees põnevat on. Mis sul on? Nüüd jõudsime hotellituppa. Ja meist on siin tehtud muidegi abielupaar ja minu nimega kus juures. Või kas mul on midagi 2 silma vahele jäänud, et ma vahepeal olen abielu. Makroonid, tundub, et nendega siis valatakse Katilt üle täna. Aga siuke mõnus hubane, ta on küll suht väike see tuba, aga siuke mõnus hubane. Jahe on, konditsioneer on vähemalt ja vanituba on siuke ilus. Vann, siin käib isegi aknen lahti, näeb sisehoovi. Ja mida ma nagu hotellis, mida ma tahtsin broneerida, et alati on filmid, see, mis on selline klišeed, kui inimesed on Pariisis, siis alati on klišeed, kui vaadatakse aknast välja, siis nähakse Eiffeli torni. Kuna meil ikka selle toaga vedas ja ma kirjutasin ka, et oleks äge, kui saaks nagu Eiffeli torni vaatega, siis palume väga. Siin on küll need, et siin tehakse seda välisviimistlused, need natuke rikuvad, aga noh, mis siis? Ma ei tea, meil kodus on parem vaade. Jah, meil on kodus parem vaade, aga me ei näe Eiffeli torni.
ostsid šampuse või? jah. Palju maksis? Tegelikult maksis 20, aga mina maksin 10. Tegelikult mina ei maksnud midagi, sina maksid. Siin müüakse neid šampus ja öösel siin elu kihab. Aga noh, loomulikult, kui šampus maksab võib-olla ise 5 eurot ja sa maksad talle 10, siis ta on ikka sellega rahu, nii et kui tulete ennast täis jooma siia kuskile kanali äärde, siis kaubelge. No Kati, räägi, mis asi see Eiffeli torn üldse on? Miks ta on ehitatud? Ta on mingit ajalugu, ma ei tea tõesti need asjade ajalugu. Pole ennast kurssi viinud. Kas sa vahid sellest kõrgepinge liinist siis? No tuleb tunnistada, et pimedas on ta kindlasti palju ilusam, kui ma arvasin. Ja siis kui ta tuled peale pannakse, siis on ta eriti ilus. Et päeval ta nii erilist muljet ei jätnudki, aga kui siit näha, siis No. on ta eriti ilus. Pilt ei ole just kõige parem. Wifi on kehv, aga mis siis? Et siin hästi palju pakutakse siin alkoholi. Prantslased on idioodikad vist. Jah. Iga nurga peal käib sulle mingi ämbriga ja jorsu tuleb vastu, kes tuleb täiega peale surub. Osta veini ja osta õlut. Ei, aga mõtle, kui paha oleks, kui neid ei pakutaks siin. Sa istud siin Eiffeli torni juures, kui siin inimesed istuvad, naudivad vaadet. Ja siis pakutakse sulle juua. Hingehinna eest juua. No mis hingehinna eest ikka nagu, no kuule... Pudel šampust 20 euri, see mis maksis poes 3 euri. No jah, näed, tuleb järgmine. Noh, vähemalt on minu arust ise, et võimalus osta ja kui inimene pakub sulle 20 eurot, siis küsi 20 eurot. Kui sa ütled talle 10 eurot, siis ta annab sulle 10-ga. Ma arvan, et ta annab ka, kes 5 eurot annab, seda ma ei tea. Ma ütlesin Katile, et küsi. Jos Kati on inglise keele filoloog, kes ei tea spetsialist, siis, aga... No selles mõttes mina arvan kindlasti, et see on väga nagu mugav lahendus, et võib-olla sa ei viitsi, no siin ei olegi üldse toidupoode, et me mingi paar tükki, okei, ühe suutsime veel leida, aga neid tõesti ei ole. Ja kui sa tahad siin istuda ja midagi juua, siis see on väga selles mõttes jah mugav, et keegi nagu käib ja pakub sulle, aga hinnad jah, kauplemise asi, et... Kui me pakuvad, siis näiteks kui sa ütled ei, et siis ta ikka tuleb räägida mingisugust... No šampuse eest küsiti 20 euri, ma lõpuks ostsin 10-ga. Ikka annab alla rääkida. Ma ei tea, ma rohkem ei hakanud kauplema, sest ma ei viitsinud. Mis sa arvad siis inimestele, tasub tulla Pariisi või? Kindlasti tasub, sellepärast et no isegi see nagu see torn on juba, ma ei tea, pimedas on see kindlasti suurem. Pane nüüd, et saaks just käima. Inimesed on nii õnnelik, kui nad näevad, kuidas see torn vilgub nagu. Huvitav, mis kell on? Saab kohe 12. Äkki iga täistund äkki siis hakkab vilkuma või? Et see juba on nagu tohutult suur vaatamisväärsus omaette. Et ta päeval tegelikult ei ole üldse nii ilus. Aga öösel on küll ikka nagu vaata, et juba selle Dubai selle Khalifaga konkureeriv. Et noh, ta on nagu... Pilt on vaadanud, siis ta mingid, isegi ta on mingi erinevaid värbaid sinna torni peal lasta, aga täna ta on ainult kollane, kuldne nii-öelda ja siis vilgub vahepeal ta on teistmoodi, aga ta on väga ilus jah. Ja Prantsusmaal sai kell 29. juuli. Palju õnne, Kati! Aitäh! Happy birthday to you! To you! Ei, kus prantsuse keeles palju õnne? Jah. Happy birthday to you! Ühesõnaga palju õnne, Kati! Loodan, et kingitus sobis. Jah, see on nagu... Homme läheme vaatame seda asja. Sees poolt, ülevalt poolt.
võib-olla siis oskad paremini öelda, kas sobis. Väga üle võlli järjekordselt. Ei oskagi sõnu leida. Ja kui te ei tea, siis vaadake selle taha, siis kõik need inimesed on tulnud selle sünnipäeva tähistama tegelikult. Jaa. Ise kutsusin Kati külalised. Aga lihtsalt see vaade nagu, lihtsalt see vaade nagu, mis Alkoholist siin puudu ei ole. avaneb, et see on küll täiesti ikka nagu Me peame ikkagi veel tegema täna ühe lülituse, et informeerida meie armsaid televaatajaid, mis sa Kati siin siis teada said. Siin lihtsalt mingisugune tüüp tuli jälle pakkuma oma Kes pakuvad seda alkoholi? ämbriga. Ämbriga alkoholi. Pakuvad ämbri täis viina sulle lihtsalt konkreetselt. Ja siis pakuti lisaks veel marihuanat, Ehk kanepit. kokaiini ja kõiki muid narkootikume. Küsisime hinda. Ja mõtlesin jah, et uuriks siis hinda, siis 1 gramm kanepit maksab siis 35 € ja 1 gramm kokaiini on 145 €. Aga need hinnad on kindlasti läbiräägitavad, kuna ta küsis, et kui palju me oleksime nõus maksma. Ja siis ma ütlesin, et ei, et ma lihtsalt nagu küsin, et palju sellised asjad maksavad. Ja siis ta ütles, ei, teen teile hea hinna, et ma ei oska öelda, et mis hinnaga siis oleks. Ühesõnaga, kes tulevad Pariisi ja siis, kes müüvad siin algsi, siis teate, et on ka võimalus ennast veel rohkem nautima panna ja Eiffelis näha seda sära ja kõike oluliselt rohkem. Nagu ma aru sain, siis tal seal taskutes oli nii mõndagi peale kanepi ja kokaiini. Aga kuna ta testosterooni otseselt ei pakkunud, siis me ei hakka midagi võtma, eks. Ja kasvuhormooni. Ja veel Kati, teen üks post down siia Eiffeli torni taustaks. Tunnus hommikusööki söön. Kati, räägi meile, kuidas sul eilne vein maitses, mis sa Prantsusmaalt ostsid? No maitses mulle, aga täna mulle küll tundub, et ma ei oleks kohtinud seda juua, sest et ma ei tea. See on nii paha olla, et kohutab. Ma jäin seda ühe klaasi nagu tunnen, et see seda veinisse. Hea privaatne söökle meil siin. Väike. Siin terve Almas, kui ma tellisin, siis saab kõik kohad tellida, aga kui ta hommikusööki, siis tuleb hommikusöögi eest ise eraldi maksta. Ei ole nii-öelda hinna sees, aga mis ikka sööma peab. Kõvad sõjad. Hommikusöög hakkab lõppema. Panen siin veel puuvilla ja crossfiti saia. Croissant saia või crossfiti. Vaata fitness inimene, siis on kahekümne crossfit. Uust ei mõtle, kui on fitid. Mis sa arvad? Normaalne koht söömiseks. Tavaline hommikusöög, kas söögid on head? Jaa, ma olen nagu kõige päraselt ka üheks. Täna enne seda Eiffelisse minekut seal selle kirikus tahaks käia, selles Kellamehe kirikus. Aga jalutame sinna poole sinna, vaatame, kas see küürakas seal elab või kus Esmeralda seal on. Äkki siis nagu vaata, mina leian oma unistuste naise ja Kati leiab oma unistuste mehe käselt nagu seda, mis selle Quasimodo. Aga ma arvan, et Quasimodo on ikkagi juba nagu aasta kõrgemana võrredes minuga. Jah, nii ongi, sellepärast ma siin otsima lähengi. Issam, mul siuke padjakas. Algul ongi padjakad inimestel. Vahet ei ole, vaatame siis. Ei ole siis, kui sa padjaga ei maga. Et siis ühesõnaga jalutame sinna, mis asi see on, Notre Dame või? Jumalamaa kirik Pariisis. Kati ütles, et tuleb Pariisi elama ja ostab auto endale, siis tahtis vaadata, palju siin üldse parkimine maksab. Mis sa välja lugesid siis? No sealt kallis on ikka mingi 4 € tund on kõige odavam. Ma ei saagi päris täpselt aru siin sellest. Mingi 12 € tund mingil ajal ja mingi asja on 50 € tund või 50 €, kas on nüüd
ilmselt kuu äkki. 6 tundi on siin kirjas vist $1. Ei tea. Ühesõnaga, ei ole kallis, otav on. Vaese inimese soigumine. Kallis. Noh, Kati, meie giid, kus me oleme? Sõja mingi armee muuseumis. Millal see ehitati ja mis siin muuseumis näha saab? No, ma arvan, et seal on hunditopis, nii nagu Paide muuseumis. Ja siis apteekritopis, nii nagu ka Paide muuseumis. Minu arust on see põõsamuuseum, siin on hästi palju põõsaid. Kindlasti on seal mingeid neid. Leidsime kahuri. Kas see meenutab sulle ka niisugust nagu... Kinda. Mind meenutab pigem see, ma arvan, et vaata, Kati, mind meenutab see. Miks see siin paremini meenutab? Ei midagi. Isik ja paks või? Aga siin sees müüakse mitte tiketseid. Ilmselt saab siia sisse minna, aga vaesed Eesti rotid lähevad sisse. Lähevad alati sisse, küsivad pileti hinda ja siis virisevad tükk aega, et kurat nii kallis. Ja, läksime enne õhtut, siis täiskülastus siin muuseumis on, kus saab siia sisse käel peal minna, 12 eurot. Vaatame, see on nagu mega suur maja, et kas me viitsime siin üldse ringi tuiata, et siin läks mitu tundi äkki. Jah, sest ma tahaks seda kirikut nagu rohkem. Äkki sinna siis lähme paremini. Jah, igale poole ei jõua, sest me peame juba mingi 4:30 peame hotellis tagasi olema ja 5:30 peame juba olema torni juures. Kati, sa olid vales kohas kinni. Ma leidsin kuldse varma, mis siin kinni võtta, siis see toob rikkust. Sa võid mujalt kinni võtta. Võta siit kinni, siis see toob viljakust ja õnne. Kati, kus sinu lukk on? Põhimõtteliselt me võiks panna küll, kuna me juba vaata hotellikirjade järgi oleme abielus. Mina võtsin sinu mehed, siis kuna olema minu nimega. Leiad mõne tuttava ka või? Jaa. Ja see on mu tuttav. Siis Katile üks kõhuharjutusnipp. Jah, võib-olla ma siis on ka kunagi sellised kõhulihast nagu kindlasti selle mehel seal särgi on. Nii et ma arvan küll, et jõusaalig, kes te praegu kuulete, et siis tehke oma lukusein, seal saab teha seda kõhulihastel harjutust. Aga see on ikka päris palju lukke, see on see suur sild, mis läheb üle selle suure jõe. Jaa, ja need lukke saab siit samast osta, näita. Sealt saab lukke osta. Seal on kirjas ka, et laavloks ja et võtti tuleb visata jõkke. Saad kohe seal samas markeriga peale kirjutada oma nimed ja oledki happily ever after koos. Ja küll, vaatame, kas sa leiad oma selle Quasimodo ka, et saaksite oma luku panna. Ma arvan, et ootab mind seal. Siin ootabki näitab kõhulihaseid. Nii et me ei jõudnudki veel siia Notre Dame'i või selles Quasimodo kottu. Ütlesime Louvre'i. Oleb see Louvre'i, aga see paistavad ju siuksed nagu siuksed suur muuseum. Ülisuur territooriumis ja nüüd muuseumi vaatamiseks palju, aga me lähme siis, kuna ma veel jalutan siis natukene, lähme ikka edasi. Kas sama palju? No mitte vist päris mitte nii palju, aga ja siis tagasi tulles vaatame võib-olla siia. Oled sattunud kuhugi Maalide tänavale või? Jaa, ma tean juba praegu, et ma lähen peast väljas. Siin on originaal Mona Lisa maal osta ära. 10 tükki 10 euri. Ma arvan, et ta kallim on, rääkisid mingi miljonitest, aga ei ole nii kallis. Ma olen tohutult suur külmikumagnetite fänn, et kõik neid võite mulle tuua, sest et ma ei teagi, kuidas ma nüüd valin mingit neid. Ilmselt tahtnud terve külmiku täie. Ma vaata, kuule sõnale. Eestis vastab suvi läbi, siis pole vaja. Ja seda oleks ikka täiega vaja. No, Kati, kus me lõpuks jõudsime kohale või? Jõudsime kohale, jah. Mis asi see on siis? Seleta meile kui meie reisigiid.
siin peaks ukse peale nüüd Quasimodo tulema. Näe, vaata, katusel ronib seal. Ei roni. Näed, ta praegu ei tulegi ta. Quasimodo tuleb kella või on see, kas see on see Quasimodo või kella, mis lible, mis sa arvad? Oled Quasimodo. Quasimodo kolistab kelladega, jah. Nüüd hakkas Quasimodo täiega paugutama. Aga et siia sisse saada, siis kui te näete, siis see järjekord läheb siit niimoodi bussi saba moodi. Sealt ja siit läheb niimoodi. Et sinna kuskil sisse saada, nüüd kahjuks me vist ära ei jõua küll seda oodata. Ei jõua jah, meil on tegelikult päris pikk tee tagasi ka veel ja seal tagasi veel ka mõnda asja vaadata. Küll kolistab. Aga tulime õigel ajal vähemalt, on ju. Aga ilus on ta küll jah, et mingid nikerdused kõik. Muide seda ma küll tean, et seda hakati ehitama mingi 1100 keskel ja 200 aastat ehitati. Aga nagu näha, siis see 200 aastat oli väärt seda vist, sest et välja on ta küll väga ilustud. Ja siis, et järgmistada siis Quasimodo ja Kallis Esmeralda jumalema keegi Pariisis, siis järel tulevad talle põldadele. No on äge, või? See on nagu tõesti ikka täiega võimas, et ma ei tea, mulle nagu tohutult meeldivad sellised vanad mingid kirikud ja mingid sellised katedraalid ja asjad, mis nagu see, kuidas nad kõik nikerdatud on, et tõesti, oota, et tõesti nagu tahaks näha, mismoodi nagu inimesed on ehitanud seda, nagu see tohutult huvitaks. Ja veel nii ammu ka, kus ei olnud ju mingisuguseid, ma ei tea, mis kraanasid ja asju. Kõrval. Quasimodo külas. Jaa, Quasimodo filmib praegu. Okei, pärast panen, kui kõne ära lõpetan. Ägeda mehe siit, ägeda jalgrattaga. See tahaks sükust ratast omale või? Tahaks küll. Aga küsi äkki nüüd. On jah? Täitsuga. Anna raha talle. Mis teed, Kati? Joon, mul on täna joogijanu, aga viskisin pudeli ära. Sest et siin, mis on nagu väga üle võlli, on see, et mingid joogid, noh, väike vesi ja Coca-Cola ja siukest asjad nagu 3.50. Ma ei tea, neid kulub nagu päevas nii palju, iga kord nagu 3.50 asjades suht ajuma. Aga õnneks me leidsime, et tegelikult virises neile, et pood ei ole kuskilt, tegelikult meil hotellist kohe üle tee on see pood, et ma lihtsalt tahtsingi sellepärast poodi, et nagu tuppa mingit vett ja värki osta. Aga see oli eile kinni, et miks me siis seda ka ei teadnud. Aga täna oli täitsa lahti ja seal oli täitsa olemas kõik, nii et hea seegi. Kas on Pariisi Russalka või? Jaa, vist küll. Katsu, kui see vesi on. Jumala hea, ma tahaks salatseid, mis sa panna, aga see vist ei oleks viisaks. Küll või? Üks on see isegi ära uppunud. No Kati, kus me siis oleme siin? Kuuskaevu juures. Kuuskaevu juures. Me pole üldse ilmast rääkinud, et milline siis Pariisis see ilm on praegu? No tegelikult on nagu tuul puhub kogu aeg. Hästi soe, aga õnneks on tuul. Tuul jah, ja kui kuskil varjud käib ja niimoodi, siis on enam-vähem juba. Täna hommikul oli selline jahedam, mis oli tegelikult päris hea oli nagu jalutada, aga nüüd päeva peale on hakanud jälle kütma ikka täiega. Ei teagi, mis ta praegu on tulnud, aga see kukas minna.
midagi sellist aga ilmselt. nagu te kuulete mikrofoni kaudu, siis tuul puhub jah. Niisugune mõnus tegelikult ilmaga isegi jumala hästi vedanud. Vihma ei saja, pole ka mingi 36 nagu oli üks päev tagasi, enne kui me tulime. Aga... Et kui tuult ka ei oleks, siis oleks küll päris taha. Noh, Kati, kus me oleme nüüd jälle? Ringiga tagasi Louvre'i jõudnud. See on nagu täiesti vau, nagu lihtsalt vaatad nagu neid ehitisi ja siis ma ei tea, see on nagu jõhter. Ma ütlen, ma nii tahaks teada, kuidas see nagu ehitatud on. Ma käin YouTube'ist, et see YouTube'is on kõik olemas. No, Kati, mis sa leidsid siit? Lihtsalt vaata nagu neid asju nagu, lihtsalt see on nagu jõhker. Ja siis keskel, see on nii lahe. Siin kõik teevad seda pilti, vaata, seisavad niimoodi ja hoiavad sellest kinni. Noh, hoia ka. Ma teen videot sinust, sa hoia kinni, ma teen videot sinust. Oleme siin Louvre'is. Louvre'is. Ja siis Kati ütles, et see on mingi tähtis asi, et hakake jälle guugeldama, et iganes see on siin. Järjekordne võidukaar. Võidu. Jah, triumfikaar nagu. Neid kaari ehitati mingite suurte võitude tähistamiseks nagu. Oli midagi võidetud, siis nagu see on nagu monument, noh. Et on 10 korda suursugusem kui meil. Ala mingi Russalka või midagi. Russalka on võidukaar või? Ei, no Russalka on ka monument. Aga meil on selles võidusammas Vabaduse ma arvan, see on umbes samasugune. Edgari klots, jah? Edgari klots. See on umbes samasugune. Sa ei taha sükst vihmavarju pähemale või? Seda taikse varju. No. Äkki jahutab ennast? Suure ventis ka. Tulime lõbustusparki põhimõtteliselt, jah. Kui seise ligemale, siis parem on veega pikki. See puhub näkku, mulle ma ei saa. Meik läheb laiali, jah. Nii, Kati, mis toimub? Moodi ratastega lõigatakse. On või? Jaa, näe, vaata kaamera mängi. Jumala hästi. Siukse ilmaga on kindlasti väga hea sõita. No vähemalt on hea tuul. No, nüüd me tulime siia väravatest sisse Eiffeli torni juurde. Tuleb välja, et teisel pool väravaid praktiliselt järjekorda ei olegi. Yeah. Seal on mingi, ma ei tea, 2 kilomeetrit pikk järjekord. Siin on nagu eraldi sissepääs siis, kes on nagu enne pileti ostnud näiteks internetist või kuskilt, või Eiffeli kodukalt või? Teine oli ka suht lühike siin nagu, sest eile käisime, see oligi mega pikad nagu, et... Sellepärast, et kõik mu tuttavad, kes on siin käinud Pariisis, on öelnud ka, et nad ei ole sellepärast just Eiffelisse tulnud, et see järjekord on nagu nii meeletud. Et tulge siis sellest, mitte sellest, ma ei tea, mis väravas seal oli nüüd, see on 2 väravat, põhi ja ida vist, aga tulge tagumisesse, see on alati vähem rahvast. Nii et nüüd me oleme siia Eiffeli alla üldse, vaatame, mismoodi siit alt nagu. Äkki saad näpu külge panna Eiffelile? Jaa, peab puudutama ka äkki. Nii et nüüd me oleme siin täpselt Eiffeli all. Kuidas sul Kati tundub, kas ta nüüd on suurem kui see esimest korda, kui nägime? Ei, no ma vaatasin, et kui muidu vaatad, et mingi väike jonn, et siis tuled siia sisse, siis kurat, asjal on suurust nüüd vähe pole. Et siit just alt niimoodi üles vaadata, siis on ikka jõhker. Et jah, et selline näeb ta välja siit altpoolt. Nüüd jõudsime siia ruumi sisse või? Mida me soovitan, et oska alati netist valmis pilet? Jaa, sest et järjekorrad on täiesti tohutud. Et ilma järjekorrata tulla, siis ma ei tea, ma ei kujuta isegi ette kaua seda oleks hästi kogu. Võtame siia hotelli torni sisse. Väravas jääme küll läbi, aga keegi siin inimesed ootavad. Üles saada lifti, osakaal küll jala, aga... Jala sinna jäi väga nagu, no ma ei tea. Noh, poole tunni pärast me jutud veel kakkab loodame jõuame. No ma arvan, et peaksime jõudma selle pärast, et jah.
oleme jõudnud lihti. Ma ei tea, kas see on õige või sõidame meid igast saad, nii et loodame, et jõuab sellega restoranisse veel. Aga ootama pidi päris kaua. Kui tahate restorani tulla, siis öelge kolmandalt, tulge mingi 30 minutit varem, et teil ostab. Iga palaga õudne. Mina sain järelikult joodiku päris, nägu on põlenud. Nii et tõuseme näed vaadake. Nii, Kati, meid aeti liftist välja, kas me tulime õigesse Seal kohta? on siis restoran jaa. Aga see siis ongi teine kord, siin on mingisugune platvorm veel. Ühesõnaga ma ei tea. Aga no ma ei tea, praegu ma nagu ei näe kuskil. Sealt näeb üle ääre. Lähme vaatame korra sinna kähku. Ühesõnaga jah, et see pilet, ikkagi see liht läks ikkagi nüüd üles edasi, eks? Jah, aga vaadake, kus ta vaadati lihtsalt nagu täiesti lõpna. Vaata, kui kaugele siin läheb. Et see Ma on. ei kujutasin ette, kus selle tipus võib olla. Et nagu vaatana. Pariis või? See on nagu ulme. Aga ma arvan, et homme võiks kõndida sinna kaugema lossini, sest et me täna vaatasime ka kõnnida, siis sulle tundub, et see loss on nagu, ta on nii suur ja siis ta on nagu nii lähedal, aga siis on ikka mingi kõnnid ära ja siis vaatad mingi 5 kilomeetrit, et ma ei tea, väga lahe. Nojah, lähen vaatame, kus see restoran siis on. Ja. Milline siis on? Ma loodan, et seal on kullast konnakoivad ja siuksed asjad. No mis sa, Kait, vaatad siin? See põrand on läbipaistev. Vaatame, siin on pikk. Päris jõhker. Mõtle, kui see katki läheks ja raksib. Me oleme siin Eiffeli kuskil poes või Kati siis tutvustab meile hindasid. Põhimõtteliselt raha oskavad nad tõesti küsida asjade eest. Mingi väike krõpsupakk 4 euri aina, mingi 1 lonks veini aina 6 euri. See on veel triks, 2,50. Õnnemuna, 2,50. Aga noh, samas keegi ei käse sul osta. Süüa saab. Popcorni siin. Oo, näed, söörikud. Midagi sulle täpselt, kas oled see saiasöödik? Lähme siis sööme ka söörikuid või mis seal pakutakse, ma ei tea. Ma ütlesin kullast konnakoibi, ma loodan. Noh, kuule. Mingi 125 euri per face söögi eest, mida sa loodad sealt saada? Siis ma loodangi kullast konnakoibi, sellepärast et see pilet on siuksed näeme. Nii et pööblid lasti sööma või? Jaa, ma just ütlesin, et nii põnev, et ma tõesti väga kaotan, et seal juba valatakse mingit suppi kuhugi. Supikööki tulime või? Supiköök, jah. Et eks siis pärast näeme, mis siis pakutakse selle raha eest. See, et palju õnne sünnipäevaks ka. Ma tänan. Aitäh. Lahe. Nii et Kati. Ja et ma hakkasin algul kohe siit aknast vaatama, et kas Eiffelid on ka paistab. Aga see eest paistab kodune tornimäe. Jaa. See on jah siuke nagu tegelikult suht Tallinna linna see vaade. SEB panga hoone ja seal kõik on. Siit on päris kaugele näha, vaata Tallinnasse näeb välja. Jaa, lahe, väga lahe. Nüüd me natuke süüvisime siia menüüsse, et siin on siis 3-käiguline söök ja siis on valida vist võimalik 3 selle vahel. Jaa, kõigepealt klaas šampanjat toodi lauda, siis ma eeldan, et siin on ikka vähe valida. Eelroa valik on siis kreemias porgandisupp, ricotta, trühvlite ja mingi asjaga, mis ma ei tea, mis see on. Siis teine variant on krevetid, avokaado ja granaatõuna seemnetega, lehtsalati, mango passioni kastmega. Siis on lõhe, mingi kastmega seesami seemnete ja ingveri mingi stuffiga. Ja siis on pardi foie gras
foie gras või ma ei tea, kas ta on siis täpselt. Ühesõnaga terriin, mis on siis serveeritud aprikoosi virsiku mingisuguse moosiga ja ma eeldan, et siis mingisuguse saiaga seal kõrval. Nii, siis järgmine käik on... sinu lemmik tursk. See kindlasti tellid. Tursk ja juurviljade mingi stuff. Siis teine asi on ka mingisuguse, ma ei tea isegi, mis see siis on siin. Ka ühesõnaga mingi kala risottoga ja roheliste hernestega ja šampuse kastmega. Kolmas on kana, keedekana. Kiidukana. Ja neljas on, mida ma tean juba, et see tellid on lammas. Ootad lammast küll proovida, kas on parem siis kui Dubais või Prantsusmaal? Ja siis magustoiduks on siis valikus kas valik juustu, siis valik profitroole koos vaniljajäätise ja kuuma šokolaadikastmega. Siis on punaste marjadega Himaleia, ma ei tea, mis asi see on. Ju siis see on mingi spetsiaalne magustoit. Ja siis on veel mingi šokolaadi browni stuff. Ja siis on viimasena valikus mandli mingisugused küpsised ja pistaatsia mingid saiakesed koos vaarikatega. Kõik. Juba kõik. Ja vesi. No, not yet. Not yet? Not yet. Ma ei teadnud, aga... Nüüd saime endal need söögi kätte. Sul on pasteedisai põhimõtteliselt. Pasteedisai ja sinul on mis asi sul oli? Krevetid, kuningkrevetid. Avokaadot on siin ja kreipi ja... Annad saia, tahad ju palju, et... See on see kõhu täiteks. Kõhuga täis, jah, et siis, mis me siis oskame öelda, et palju õnne sünnipäevaks. Ma tänan. Loodame, et jääte kingiga rahule. No, ma ei saa öelda, et see on nüüd nagu elu kõige parem sünnipäevakink, kuna eelmise aasta kink oli ka päris hea, aga ütleme nii, et sinu poolt tehtud sünnipäevakinkide top 2 seda kindlasti. No jah, see vaade on ka nagu ei ole eriti. Jah, et ma ei oska nagu eelmise aasta kingiga seda nagu kaalukausile panna, sest need on ka 2 väga erinevat asja, aga jah, et võttis sõnatuks küll, et kindlasti nagu ma arvan, et kõige ilusam linn, kus ma olen olnud ja õhtusöögi kogemust, sellist mul niikuinii ei ole olnud varem, nii et see on ka kindlasti kõige ägedam, mis mul üldse on olnud varem. Okei, nii et sa siis jääd rahvale kingiga põhimõtteliselt? Ma olen, nagu venelased armastavad öelda, et ja prosta v šoki ja kõigest. Aga jah, ma olin väga šokeeritud ja minu meelest see ikka, ma ei suuda väga siiani uskuda. Et see on nagu ülikõva. Et tänud täiega ja ma vist ei ole väga ära teeninud sugust asja, aga näed ikkagi, et jah, muidugi armastan. Käib ka? Ma tahtsin küsida su käest, et kuna me nüüd oleme juba nii abielus, vaata, mina olen Koemets ja sina oled ka Koemets, aga kas sulle Toomiga nimi sobiks? No ikka sobiks. Nojah, siis teeme siis selle. Kas te teesite mulle seda au? Jaa, teen ikka. Ikka teen täiesti sinise kiviga ka veel. Suured ma aimasin kurat ette seda. No seda ei olnud raske aimata, miks ma siin ikka see Pariisi jään. Jah, aga jaa, ikka teen jah.
ma loodan, et ta sulle näppu proovime siis sõrme. Ma eeldan, et see on Raineri tehtud või? jah, see ei ole putkast ostetud, see on sulle ei olegi putkast. tehtud. Ma mõtlesin, et siit tahad suveniri poest ostsid äkki. Tegelikult see pannakse vist siia sõrme hoopis. Katil on siin vanad kihlasõrmused, mille võtab nüüd ära. Jah, sobib nagu valatult. jah, ta jäigi nii suur sellepärast, et kui legend on selles, et noh, see on juba ammu tööst antud, et ta tellis Ameerikas selle kivi ja reedel sai see asi sõrmus valmis ja siis siin on pandud, see sinine vist on siis safiir ja seal on briljandid või 7 tükki, mis on nagu õnnenumber siis nii-öelda. Oli võimalus panna kas valged ja mustad, siis Rainer mõtles, siis arvas, et kuna sul must pead, siis see oleks palju lahedam. Okei. Issand, kui lahe. Ma ei oska midagi öelda, ma olen lihtsalt sõnatu. Ma olen lihtsalt... Ma nüüd tahtsin küsida, et see eelmise aasta kingitus on ikka esimene. No ma ei tea, eks te võrrelge ise. Et ma ei tea, ma ei oska täiesti midagi öelda praegu, ma olen sõnatu. Aga see sõrmus on kusjuures, ma mõtlesin tegelikult nagu seda, et ma teadsin nii, et sa teed nagu mingisuguse ettepaneku mingi kunagi on ja et siis ma mõtlesin, et ma nagu huviga ootan, et kas sa nagu tabad ära selle, et nagu mis sõrmus mulle nagu meeldib. Ja kusjuures ma olen kogu aeg nagu mõelnud seda, et issand kui lahe, kui oleks sinise kiviga, sest sinine on mu lemmikvärv. Aga ma ei uskunud mitte kunagi, et keegi kingiks sinise kiviga kihlasõrmust. Ja mul on nagu tohutult hea meel, et sa tegid seda sellepärast, et see on nagu esiteks on hoopis teistmoodi, sest kõik on ju valged kivid. Ja teiseks, see on suur kivi ja mulle ei meeldi väikse kiviga sõrmused. Ja... Kuidas see Rainer ütles mulle, et ta sai küll hea hinnaga, aga tavaliselt maksab need 6-7 sotti need kivid. Tegelikult nagu et see on nagu nii täpselt selline sõrmus, nagu ma ise endale ostaks, et mul on nagu tohutult hea meel näha, et sa nagu nii oled nagu tabanud ära selle, et nagu mis ma nagu sõrme paneks ja ma isegi ei tea, kus sa mu sõrmuse suurust tead. Et sa oled käinud mu sõrmuseid proovimas. Kleiti ka. Ma võta neid kunagi sõrmest ära. Ja ka aluspükse ka. Aga ma ei võta neid kunagi sõrmest ära. Et kus sa, millal sa proovisid? Sellest ei räägi, jah? Okei, hakkame sööma. Muidu toit jahtub ära, vaata. Ja see, et noh, vaata nüüd meil ilmselt ju kokku. Et siis palju õnne. Kihtuse puhul, jah. Sünnipäeva puhul ja... Aitäh. Issand ilus, nagu tõsiselt nagu nii ilus. Ja kallid televaatajad, toodi meie menüü 2. Lammas, mis sul oli? Mingi kala. Kusjuures ma tõesti, ma ei tea, mis kala see on. Et kala ja siis risotto on kõrval. Mul on lammas ja noh, ma ei osagi muud öelda, kui et ülisuur parts ei ole, aga anname tuld. Aga restoran ongi selline koht, kus käiakse maitse elamus saamas, mitte kõhtu täis saamas, ma ütlesin sulle seda enne ka, et noh, et arvesta sellega, et see on nagu nii, et sööd siin ära ja siis lõpp tavast purksi sööma. Mis teed seal? Ma üritan Wi-Fisse sisse saada. Ja naudiks vaadet, tema läheb interneti jälle Facebook. Sa ise käsid, ma tahtsin mulle pilti saada. Ja, mis sa ütlesid? Täna tõstin Eiffeli tornis sinna menüüd. Mul on mingi kala, löökala ja löörisotto. Ja ma maitsesin seda risottot, kes on nagu lihtsalt nagu mega hea. Et ma soovitan kõikilt tulla siia sööma seda. Et tõesti on hea. Kohe annan sulle ka maitseda. Maitsen ise ka. Sa maitsesid juba enda oma ka või? Ei.
see on risotto, aga ma ei tea, võib-olla ma olen mingisugune nagu selles suhtes nagu maakas või nii. No mulle tundub täiega, et need on kruubid, sest et ma saan sulle maitsta ja ütle mulle, et tõesti nagu, et need ei ole kruubid. ma ei tea, mis on kruubid. No. Ei tea, mis on kruubid, sa ise sööd kruube. See on kruubi risotto lihtsalt. On ju kruubid? Ma ei tea, mis see on. Ma ei tea, mis asi risotto käib. Risotto nagu riisi, see ei ole ju riis. Risotto riis on teistsugune ja risotto, aga ma tean, milline risotto riis. Aga see kindlasti on nii kruubi. Ühesõnaga, kui maitseb, ma saan aru. Väga hea on küll. Kiidan heaks. Nii. Ja täna testime siis lammast. Mulle pole mitte kunagi lambaliha maitsenud, aga kui me käisime Dubais Katiga, siis ma sain mega head lambaliha. Siis vahel ma olen jälle lambaliha ostnud, ma tein, kui maitseb, kui ta on nii hästi tehtud. Aga kui ta kehvasti, siis ma ei maitse. Sest ma sain teist korda enam-vähem väga head lambaliha, siis kui äkki ema tegi. Aga mind huvitabki nüüd... Kas sa ütlesid seda sellepärast, et ma emale pugeda või? Ei, tõesti täitsa hea, nagu võrreld saanud mingid restorani omadega, mida ma olen hiljem saanud. Aga see lammas pehme. Lammas on hea pehme. See kasne, mis siin peal on, see hästi intensiivne kuidagi. Kas Dubai lambale jääb alla või? No, sa ütled, et lammas ei maitse, no. Ma panen see kastet. Ma ei ole kunagi jah lammas. Kastet on hästi siin, aga ma annan Katile suhu. Tuleb tunnistada, et see on tõesti hea, jah. Ma pole kunagi lambaliha fänn olnud, aga... Dubai oma jääb alla või jäävad, seda ma ei öelda. Aga tegelikult, kui tuled siia... On ikka kuradi hea, jah. Siis tulid, võtke lambaliha, see ei ole üldse mingi super tavaline. Jaa, see on nagu ülipehme ja hästi hea ja see kaste on tõesti väga hea. Kiidame heaks. Et näed, proovi seda ka. Ei, see on mingi kartuli, mingi stuff äkki. Ma maitsin, see on arvus. Ma ei mäleta ka sealt menüüst, aga hästi tugev või maitse on sellel. Võib-olla tõesti paneks siia saia peale. Saia peale, mis ei toodi. Mis on mingi hästi kõvad. Jah, imelikult kõvad saiad. Aga mis me ikka püüdame kallist televaatajad? Süüme ja ootame magustada ära. Jah. Naudi vaadet. Mis asja seda valitsus? Ma naudingi vaadet. Äkki valakas siibist. Toodi magustoidud. Mis sa räägid, mis asi see oli? Ma ei tea, mingi Himaalaja stuff oli, aga ma sellepärast tellisin, et mul ei olnud õrna aimugi, mis asi see on. Mina tellisin mingi Eiffeli nimeline. Browni oli, jah. See on nagu magustoit. Ma tead, välja küll. Jah, ja Kati kohe mekib ja ütleb meile, mis maitsib on Himaalaja. Mul on tunne, et ta võib midagi Pavlova sarnast olla. Aga tundub vist jah, aga... On jah, võhi on seest. Peal on mingi vahukoore kreem ilmselt. Aga väga hea. Soovin. Soovin tulla ma. Tulge ikka Eiffeli, siit saab ikka head kraami. Ja see asi ka, et vaata, kui me algul tegime natuke nalja, et siin on ju väiksed portsus tegelikult kõht ikkagi täis. Jaa, see pearoog oli küll nagu väga okei portsjon niimoodi, et tõesti viimased suuteed ma mõtlesin, et kurat nagu ei jõuaks eriti süüa. Oota, aga vaatse sina enda oma ka. Jah, mulle toodi Eiffeli nimeline söök, magustoit browni, siis siin on, kas see võetakse näpuga või? Ma ei tea, ma arvan äkki küll, jah. Kuda on magusa. Hästi magus. Ja siis see on šokolaadi browni koos šokolaadi mingi lehtedega. Vanilje raudselt.
ma isegi ei oska öelda. Või siis nagu hästi õrna maitse vaniljaga on tuleb see šokolaadi. See lagune. Niisugune mõnus krõmpsu isegi tegelikult. Niisugust asja ma üldse ei ole. Soovitad ka või? Loomulikult, absoluutselt. Kui teil muud teha õhtul ei ole, kinos ja filmi ei tule, siis ma annan telekast ka midagi ei tule, jah? Hästi magus. Šokolaadid on. Aga niisugune mõnus, mingi krõmps on sees. Jah. Hästi tugev tumeda šokolaadi maitse. Kakao maitse peaks tugev. Oota, maitse minu oma ka. Ma võtan. Paneme vaarika poisiga. Ma ei ole mingi suurim see Freseede fänn, aga hästi mõnus kerge. See on hästi tummine magus, niisugune pigem. Nii et miks mitte. Aga noh, imelik jah, et see mingisuguse Himalaja nime all on, sellepärast et see on tegelikult täiesti puhas Pavlova. Aga noh, nüüd ma siis tean, et välismaal nagu nimetatakse Pavlova kooki Himalaja koogiks. Kusjuures see kõrvalauas naine, see on täpselt minu maitsega. Kusjuures ta ei ole minu maitsega, minu maitsega oli täpselt sama sõlgida. Ja ta oli isegi nii lahke, et tegime vist pilti. Ma soovis õnne. Katile. Mitte mulle. Okei, nii et selline meil see Eiffeleine oli. Nüüd lähme nüüd siia teisele korrusele, vaatame ringi igas silmakaarde ja siis vaatame, et peame uurima, kuidas need piletid siit üles saab, et otse teised korrused saab ka üles ilmselt, ma arvan, ma loodan. Ja siis me vaatame, milline vaade on ülevalt. Aga soovitame tulla Eiffeli torni sööma. Loomulikult. Ja istugi kindlasti akna alla. Isana saab söök palju maitsu. Noh, Kati kõht on täis, meil on hea. Istume siin teisel korrusel, vahime niisama siin ja siis kui lähme üles, saab kuskilt lüfti kaudu. Ja ma ei suuda siiamaani uskuda seda, et siis kui me sealt restoranist ära tulime, siis olid mingid inimesed, kes lihtsalt olid oma söögi alles jätnud. See on 125 € nagu söögi eest ja siis on lihtsalt mingi jätnud alles selle. Ja siis oli lihtsalt nagu reaalselt toit, millest ei olnud mingi ühtegi suutäit pääd. Et sulle tuuakse mingi siuke asi laudas, ma ei tea, mulle vist mingi nii maitses, et ma isegi nagu ei prooviks. Noh, 125... Vastikud tänamatud inimesed. 125 € on siis, kui sa võtad selle aknavaatega või akna alla. Muidu mingi 90 vist või midagi siukest alles alla natuke. Kes siis ei tea, et siis siin Eiffeli teisel korrusel on ka need mingid pillid, mingisugused igasugused telekas, mis saad siin hankida infot. On jah? On, näed, siia saab paikuda. Vaata, näed. Saab Eiffeli lämmi tõmmata. Mis põnev. Oo, näed, siia peaks tulema vanast õhtulaate. Ma arvan, et siin võib veitsa parem vaade olla kui meil koduaknast. Et jah, nii teeme. Et siuke värk. Aga noh, nüüd varsti hakkamegi üles minema, otsime lifti üles. Eks siis vaatama, mis seal ees ootab. Kui siit juba vaade siuke on, siis ma ei tea, ma tõesti ei kujuta ette, mis sealt ülevalt võib olla, sealt ikka väga jõhkul olla. Tuli välja, et me peame hoopis kõndima teisele korrusele. Mitte tippu, aga seal saame lifti peale, aga noh, loodame, et saame ikka lifti peale. Noh, Kati, kuidas see? Tähest väkkis, jah? Teisele korrusele nii. See lifti ei viis, me tuleb ise kampida. Ma mõtlesin, mis see on, et mingi mõni trepp on, tegelikult oli umbes mingi 1 000 000 treppi. Aga võib-olla neil ongi kavalad tehtud, et kõigepealt võgid ennast saada täis seal restorana ja siis hakkasin mööda treppi üles kohama. Enne kui sa alt läheksid üles, siis saaks liftiga otsa. No vaatame, kus see iist on siis. Mis sa teed, Kati? Kati, mis teed?
sõidan kuhu sa sõidad? üles. Kuhu üles? Eifeli torni. Vau. Nii et jah, vaadake need, kes... Kõrvad lähevad nii õhku või? Pisike tikid siin on tegelikult, oota. Jah. Kuule, rõhu vahe tekib, jah? Täiega, mul kõrvad nii lõppes. Aga no, mul on ka väga tundlikud kõrvad. Siin on rollõiskudega kuskil mäest alla tulevad siin kõrvad. Vaatana täitsa väikis. 45 sekundit on sõitnud juba. Vaatad siit, et vaata. Mul päris hea vaatamisväärsus on. Et tõesti see linn on nagu nii suur, nagu uskumatuna. Ja siis hakkad mõtlema, et Tallinn on ikka nagu mingisugune täielik tikutops. Okei, nüüd vist ei olegi nagu see, et lahtine on kõik, et saad üle ääre vaadata. Siis tuleb üles minna vist, jah? Üles saab minna, jah? Siis saab vaadata läbi akna ja saab minna just üles minna selle ära. Üleval ei vaata läbi akna või? Üleval ei vaata läbi akna või? Ei vaata, jah, seal on võrg ees. Äkki vaatame ka päikseloojangut. Päikseloojangut, nii et Kati, ma viisin siin kõrbasse päikseloojangut vaatama nüüd Eiffeli torni. Oled sa rahul? Jaa, täiega. Nagu nii mega lahe lihtsalt. Vaata, kui suur see on. Noh, Kati, top of the Eiffel Tower või? Jaa, väga hull. Et kes Pariisid olete, siis kogu see ootamine ja järjekorras seismine, et me küll ei seisnud seda järjekorda, mis nendel on, kes tahavad siit piletit osta. Aga no ikkagi pidi seisma, aga see on kõik nagu väärt seda, et tasub kindlasti tulla, et kui juba siin olla. Et tegelikult ma nagu isegi natuke kahetsen, et me seal Dubais ei käinud ikkagi seal tipus, et lihtsalt pärast nagu hakkad mõtlema, et sa oled nagu suht suure tõenäosusega ühe korra siin, et kui palju sul nagu veel seda võimalust tuleb minna, et siis pigem nagu tuleks kasutada seda. Et see on tõesti nagu väga jõhker. No, kuidas siis kingitus meeldis? No väga... Mõlemad see on Franz Pisto. Väga üle võlli kingitus, aga no jah, et ikka kõige ägedam kingitus nagu üldse. Kuule, eelmine aasta ei meeldi. Ma just seal all ütlesin, et võt, ei tea, ei oskagi valida ja siis hakkad oota, mis mõttes ja siis nüüd ma ütlen, et ei, et see on kõige lähedam. No eelmine aasta ei meeldi. Ma ütlesin, et need 2 sünnipäeva kingitust, mis on teinud, olid kindlasti seal nende top 2. Et tulge kõik siia Pariisi. Ehk pildistavad midagi millegi peale, mis sa arvad, miks? Ja ma arvan, et siin pildistavad, vaata see kuulus näitleja. See on Siberi ruumist, vaat see on see Siberi ruumist. Ei, pigem see saladus. Vaatame, täna on viimane õhtu, õhtune Pariisist ka natuke. Hommikul lähme paadiga sõitma viitsime. Õhtul läheb lennuk, siin on nii aega vaja laiaks lüüa. Aga ma mõtlesin seda, et täna tahaks alles ja kaupleb vist hirmus. Kaupleb selle hinna nii alla kui vähegi. Ja siis avastan veel, et fuck, mul ei ole sularaha. Jah, nii ma teen. Ja siin sees avastame mingisugused väga kaua istuvad siin juba. Nad ei ole viitsinud tipust alla minna, tulid siin aastal 1800 või midagi, aga noh, las nad istuvad siin.
Mis sa Kati teed? ma üritan mingit Instastorit. Ja väike videolõik armsale televaatajale ka teiselt poolt tipust. siin vaata just nagu see, et see jõgi ja siis need sillad on nagu nii ilus. Nii ilus, noh! Kati või? Nii ilus, noh! Lihtsalt super, nagu tulge kõik siia. Siin tipus on mingi 2 korrust, üks oli see, kus me olime lahtine ja teine on siin klaasi taga. Siin leidsime mingi info selle ka, mingi riikide kõrghoonete mingid pikkused, siis siin leidsime ka Tallinna. Ma ei saagi aru, et miks siin on mingi lihtsalt välja, et see võiksid tele pealt olla, mis on kõrgem. Ja siis see on siis Eiffeli kõrgus. Mis on siis, ma ei tea, kui kõrge Eiffel on üldse. Siis võrduseks siis Eiffel on 324 meetrit. Siin on erinevate riikide mingid tipud. Ja, nüüd te näete kallis televaate kõrvad on lupp jälle. Kuidas Eiffel sätendab seespoolt, kui siin vahepeal lingib. Et kui te olete käinud väljaspoolda vaatamas, siis saate tänu meile. Tänu meile. Saate seespoolt vaadata. Läksin maa alla läinud. Kõrvad on küll lukku. Õhu vahe tekib. Mis sul on? Ilus sõrmus. Ja tulime tagasi põhimõtteliselt nagu öösel Eiffelist ja alt avaneb siis, mäletate, avanes siuke vaade, nüüd avaneb alt siuke kuldne vaade. Näed, Jaana on kirjutas ikka selle alla. Mida te kirjutas? Mis hommikul ta ära kustutas. Ma tean küll, et sa kustutasid ära selle. Ja tunneb ennast õndsalt, on veel juurde pannud. Point oli selles, et mõõde teadis, et ma Katile sõrmus annan ja siis ta ajas vist mingid päevad sassi ja siis hommikul oli pannud sinna Katile suurelt Facebooki ajajoonele palju õnni, et tere tulemast perekond. Kati õnneks magas norinal, lasi vaikselt peeru ja siis... Miks sa kogu aeg ütled, et kui ma magan, siis ma peaksin peeru? No see oli nali. Ja siis, aga mõõde muutis ära postituse ja ma väga vahele ei jäänud nagu. Nii et siit on täpselt alt üles vaade kuldsusse. Ja see on jah imelik, et siit alt vaatad, siis see asi tundub nagu mega massiivne. Aga niimoodi lähed kuskile kõrvale. See ei tundugi nii suur. Aga igastahes nagu üliäge elamus. Et ma ei tea, sõnatu suht. Noh, siin täna on äralendamise päev. Jalutame siin mööda kanali äärt ja muidugi ükskõik, kus sa Pariisis oled, siis on need Eiffeli torn, on ju? Päris ükskõik. Vaatame, kas teeme bussiga linnatuuri või mingi laevaga, et kuna asjad ja kotid on veel hotellis, siis lennuk läheb hiljem, siis vaatame, kuidas veel aega sisustada. Taha üldse ära minna. Et tundub, et see emotsioon, mis esimest korda sealt välja tulles... Sa said ise sama. on vahetunud teise emotsiooni vastu. Sa kirisesid ka, et nii kole, nii must ja kui. No siin ei ole viga juba, jah? Ei ole viga või? Eile õhtul vaatasid ka sealt ülevalt alevast taha. Ei ole viga. Noh, jah, käib ka. See on see jõgi, mis siit Prantsusmaalt läbi voolab. Noh, nagu põhimõtteliselt nagu Põltsamaa või Tartu, siuke emajõgi, eks? Enam päev, jah? Aga nagu näete, siis täna on 30. juuli ehk Arnold Schwarzeneggeri sünnipäev, aga Prantsusmaal on lehed jumala maas kuidagi polletud, nagu väike sügis oleks juba. Ma ei tea, ma pigem arvan kusjuures, et see on äkki see, et lihtsalt sadanud ei ole üldse vaata. Sest et see on natuke ebaloogiline. Noh, Kati leidsid endale jälle auto või? Palju sind autosid kokku tahad osta?
no milline auto see on? mõni See võiks auto olla. seal, seda autot tahtsid? Ei. Seda autot, selle bussi tahtsid osta või? Selle bussi. Mis autot sa tahtsid? Mis autot sa tahtsid? No ma ei tea, ma mõtlesin, et võtaks näiteks selle, et peaks nagu suht okei olema. Nojah. Mul küll paar sellist juba on, aga noh. Siukest värvi ei ole? Siukest ei ole, millel number 89, mis on minu sünniaasta, on nagu külje peal, vaata. Et sellepärast ma just mõtlesin. Siuke asi, et lahtri ka veel. No see kõnetas mind kohe. Mis see on? Mingi kõrgepingeliin jälle. Okei. Ja nüüd olime siia ja siin on mingi purskkaevude mingisugune värk. Mingid purskkaevud ja jälle mingid paljad inimesed. Paljad inimesed, siin on hästi palju paljad inimesi. Nii labane. Jah. Oleks Eestis siuke asi, mõttega, Eestis tahetakse siuke skulptuur panna, juba siin materdatakse juba eos. See on porna, see on räige. Siin on jube palju, mis on kõik on neid karusselle igal pool. Näed, seal on jälle üks siuksed klassikalised vanad karussellid, mis selle suksudega. Ja isegi suveniiripoodides on hästi palju isegi neid väikseid karusselle müüa, et see on ka neil just mingi teema neil sellega. Ta algustus. Noh, Kati, võta siis torn kätte. Ja kuna Kati tuli soojale maale, et siis üle vähe siin palme, nüüd jälle siin paar tükki leidsime. Aga kuna Eestis on palju soojem, siis kui me läheme tagasi, võivad Eestis ka palmid olla juba. Seda ma hommikul just rääkisingi, et sellist soojamaa reisi kogemust ei olegi, et oled soojal maal reisil ja siis kodus on nagu palju soojem. Ja tuled tagasi, et siis on nagu mingi 33 kraadi vist oli seal täna lubatud. Et mõtlesime Katiga, et ei hakka bussiga sõitma. Sõidame hoopis laevaga. Ja bussipilet oli päevapilet, et saab neid tuuri linnabussidega sõita, oli 43 eurot per face. Aga laevapilet tund aega läheb kokku 2 piletit 30 eurot. Et mõtlesime, et eks me siis vaata rotid nii kui me oleme Eestist, et me sõidame siis odavama transpordiga. Jah. Peame siis mingi 50 minutit ootama ja siis laedetakse täis ja siis umbes 20 minuti pärast läheb. Meeletult palav on juba nagu. Et vaatame siis, kuidas paadi pealt vaade on Pariisile. Et armast televaate saaks vaadataks. Kaasa elada. Aga muidugi ei saa mainimata jätta, et see siis träni ja suveniiri pood on nagu iga nurga veel. Ja hinnad on tegelikult ikka päris kallid, jah? Jaa, aga hinnad on võimalik, et hinnad kõiguvad natuke, aga mitte väga oluliselt, nii et kas saad 2 magnetit 10 euroga või 3 magnetit või 4 magnetit või? Peaaegu oleme laevas, peaaegu oleme laevas. Meil juht siuke hea asi, et me oleme kõige esimesed, me oleme Essad, on ju? Jaa, me sattusime täitsa juhuslikult siia ja kohe saime kõige esimesed kohal. Me läheme Katiga sinna ninasse. Katkise laevaga. Katkise laevaga, laev on katki ju. Vesi tilgub välja. Noh, Kati, nüüd oled sa siin paadi peal. Siin on nii kuum, et me oleme sõitnud täpselt mingisugune 8 minutit ja mul on juba siuke tunne, et ma saan kohe südamerabanduse õigust kuumast. Et jah, ja mina saame suurema maika selga kui... Ma ei tea, me õlge ära võtta, kes tõesti palju üle käib alla. Ma ei tea. Kati ära võtab, siis ta võib olla vabast, aga no, et läksime sillad läbi. Vaata, seal tuleb see kõige ilusam sild. Ja, filmime siis inimestele näitame, mis siit paadist, mis vaad avaneb. Alexander III is in front. It was built to symbolize Franco-Russian friendship. Tsar Nicholas II placed the first stone in 1886. Jälle paljad tissid on. Igal pool on paljad tissid, aga Kati küll on paljad tissid neid piksi. Ma ei ole nii labanud. Kati on eestlane.
selline see jõereis siin on nagu. Nous abordons maintenant le pont de la Concorde, achevé en 1780. Ja nüüd möödume Louvre'ist, kus me arvustava televaatajaga eile koos käisime Katiga. Mida ma arvasime alguses, et see on Notre Dame, aga ei olnud. Notre Dame paistab hoopis seal. Pour les personnes ayant le billet de plaisir Snacking et Snacking Plus, votre consommation va récupérer le bar de la peau. For those of you with pleasure, snacking and snacking class bar, you can collect your snacks at the ship's bar. Las personas con billete exclusivo, Jalutasime veel natuke ringi, leidsime suurema toidupoe. Aga ja, huvitav, et Prantsusmaal siuke pood on. Aga fitness-toidust päriselt rääkides, siis munad on ühed fitness-toidud, mis tavapärane. Siis vaatame ja võrdleme ka hindu munadel, 10 muna. 5,35. 12 on neil karbis. 12 või? No see leevendab. See muudab asja. Ja siis on odavamad munad tegelikult. 75, 3,40. Mune nagu päevas siis mingi 5 eurtsi päeva. 10 päeva 50 euri. 6 hea sott 50 munade peale. Normaalne. Aga tegelikult siin muid hindu vaadata ka siis jõhkralt kallis. Mingi väike jogurti tops nagu 2,40, ma ei tea.